see käia? Mõttetalguid on nende 30, peaaegu 30 aasta jooksul, mis me oleme neid korraldanud, on olnud väga erinevate seltskondadega, väga erineva ampluaaga, väga erinevate ülesannetega ja üheks väljapaistvaks reaks niisuguseks, mida saab kohe lausa ka omamoodi õppematerjalina vaadata, on see tegevus, mida tegid füüsikud aastate jooksul. See tähendab, see oli siis seltskond, kus tegelesid asjaga need inimesed, kes olid selle probleemvaldkonnaga vahetult seotud ja mitte niiviisi, et seotud ainult ühest positsioonist, vaid kõik võimalikudest positsioonidest, tähendab nii, et alates lasteaed algkooli juhatajast oli see inimene seal sees, siis füüsikaõpetajad nii keskkooli, põhikooli kui kutsekoolide kohta, siis ülikooli õppejõud, Teaduste Akadeemia teadlased, astronoomid, lapsevanemad, metoodikud iseennast mõistetavalt ja siis kaasa arvatud ka koolipoisid, näiteks väga olulise osa mängisid seal ühelt poolt üks väga võrratu mees oli suur arvutispetsialist selle aja kohta, kõvem kui me kõik kokku, nõukoolipoiss. Ja teiselt poolt olid siis meile jällegi suurteks ekspertideks ja nõuandjateks selle sama Helme kutsekooli, kus me seal selle maraton mõttetalgud 11-päevased maha pidasime, selle siis esimese kursuse lapsed, tähendab põhikooli asja lõpetanud, kes panid paika selle koha pealt, millised probleemid on füüsika kui loogilise aine ülesehitusega, millel oli otsustav tähtsus selle koha pealt, et me selle, kogu selle õppematerjali teatud mõttes pea peale pöörasime ehk teiste sõnadega inimesepäraseks keerasime. Nii et need on üks niisugune tüüp seda laadi asju. Teine tüüp oli põllumajandusreformide ja selle sama, tähendab, selle erastamisprotsessi ja siis selle maaelu ümberkorraldamise juures. Seal oli niisugune olukord... See oli juba hiljem, eks ole? Ei, nad hakkasid ikkagi praktiliselt väga paralleelselt peale, aga see... Füüsikud olid 87, 88. Ja tähendab, need põllumeestel hakkas muidu see kaadrireservi koolitus ja need hakkasid peale samal ajal. Aga jõudis see siis erastamise ja selle asjadeni siis muidugi juba siin... Peale 90. Üks mõttetalgutest, mille materjalid meil siin ka käepärast on 91. aasta oma lausa muidugi näiteks Vastseliina kandirahvas. Ja seal oli siis olukord niisugune, et kui kaugelt vaadates võiks paista, et ühel pool seisid siis nagu elu ja asjatundjad, need põllumajanduses vahetult tegutsevad inimesed ja teisel pool olid siis nagu need talgutehnikud, et kes siis ainult nagu seda talgute tehnilist külge mõistsid. Siis võib selle koha pealt ka katkeid näidata, et ka seal oli see seltskond selle korraldajate ja mängutehnikute ja talgutehnikute ja talgujuhtide poolt niisuguse juba kvalifikatsiooni ettevalmistusega, kes oskasid just nimelt hoida jalgu maas nendel põllumajanduse niinimetatud spetsialistidel, kellel ei olnud õrna ettekujutustki sellest, mida tähendab üleminek sellelt käsumajanduselt ja plaanimajanduselt siis turumajandusele. Nii et seal pidi jälle asja tundma teatud uutest vaatevinklitest. Ja kolmas kõige põnevam niisugune olukord oli selline, kus istusid koos nii-öelda rajaleidjad ja uustulnukad, kui võtta kõik kokku, eks ole, mitte ühtegi päriselt asjatundjat ei olnud. See oli näiteks selle paberivaba panganduse seeria mõttetalgutest, kus oli siis tahtmine selle koha pealt ja plaanid muuta pangandus niisuguseks, nagu ta tänapäeval on iseenesest mõistetav. See oli 90-ndate... Jah, jällegi 90-ndate esimene pool. Ja seal siis olid seltskonnas siis pankurid, kes pangandusest olid üsna kaugelt siiamaani mööda käinud ka, ega see Nõukogude pangasüsteemi ei kannatanud ka ju mingisuguse reaalpankadega võrreldes mingisugust kriitikatki välja. Siis olid nii-öelda need selle raua tegijad, ühesõnaga arvuti selle osa spetsialistid, mis puudutavad seda riistvara poolt, siis olid selle tarkvara poole inimesed ja siis olid panga kliendid ja raamatupidajad ja niisugused, kes siis pankadega suhtlesid.
ja seal oli olukord selles mõttes pööraselt huvitav, et esiteks ei tundnud keegi teise inimese või teise selle eriala valdkonda kõige vähemalgi määral täitsa ausalt ja puhtalt öeldes. Ja nad ise ka oma ala veel niiviisi otsisid ja kobasid ja seal oli siis talgutehnikute roll niisugune, et mitte lasta enne ühelgi küsimusel ära surra või mingit moodi niiviisi temast üle libiseda, et on aru saada, et sellest neljast erinevast seltskonnast koosnevast seltskonnas üks vaevu taipab ja teised ei taipa midagi, eks ole, aga ei ole nagu viisakas sekkuda. Tähendab, siis oli talgutehnikute ülesanne see, et mitte lasta üldse asja enne järgi, kui kõik tehtud on. Kõik see. Nüüd sai räägitud tükk aega sellest, mis juhtus seal kuni 90 ja 91. aasta ja sinna kanti. Vahepeal oli ju nagu suur pausi koht. Väga mitmesugustel põhjustel igaüks võib, ka mina kaasa arvatud, võib endale tuhka pähe raputada ja süüdlasena tunda, et see mõttetalgu liikumine ei läinud üha kasvavas joones, vaid tekkis niisugune tubli kõva mõõnaperiood. Aga väga suurel määral on tihtipeale ikka asjad niisugused, et nad ärkavad uuesti üles siis, kui jällegi on selleks aeg, mitte niiviisi, et üks mees võib siin punnitada, kui ei ole selleks veel jällegi õige aeg, et need vanad asjad aktualiseeruksid või vanad väärtused uuesti hinda läheksid. Siis praegu paistab, et eriti hästi mõjus nüüd see sama 1. mai 2009. aasta see teeme ära mõttetalgute, niisugune nagu emotsionaalne tõusulaine, mille järellainetusena me nüüd praegu talgujate seltskonnaga seame uusi sihte ja uusi suundi. Kindel on muidugi see, et vanad ajad tagasi ei tule, need vanad tingimused ei ole korratavad asjad, ei ole pööratavad niiviisi, et keerad jällegi uuesti kella käima ja uutes ajaloolistes tingimustes saad mingite täiesti vanade niisuguste ära proovitud viguritega. Aga nüüd on siis jõudnud kätte selles mõttes niisugune huvitav aeg, et kaasa arvatud nüüd kas või seesama Tallinna Ülikooli tudengite seltskond on tekkinud täiesti hea ilus tõmme ja vajadus niisuguse asja järgi nagu mõttetalgu kool.